Kisel võtab nüüd palli ära, lohakalt mängisid armeenlased, aga kahju, et see pall läks liialt ette Lindperele ja te ei saanud seda palli kohe kätte. Nii et väike elev olukord ka Eesti koondise jaoks ja tulevad nüüd armeenlased taas vasturünnakule, kaugelt lööb, maapõrkega lööb peale Pasjedžan ootlikult ja jäänud Enar Jäägeril muul üle kui pall lüüa üle küljejoone. Ja raske löök oli Pareik. Ja kõik on määrustepärane, Indrek, on ju? Jah, kohtunike vilistanud järelikult ei olnud käega mängu, nii et... Absoluutselt. Mäng jätkub ja seis on ikkagi 0-0. Nii, pikk sööt taas ette. No meil keskkaitse siis on siis selline paar nagu Raia Piiroja ja Taavi Rähn. Tarmo Rüütel oli mõelda, keda siis panna Raia Piiroja kõrvale keskkaitsesse. Alo Pärengrub oli tema teine valik, otsustas lõpuks Rähni kasuks ja nüüd Lindpere lööb ja lööb posti! Milline võimalus Eesti meeskonnal! Oi, vot sellisest võimalusest on väga-väga kahju. Eestlastel suurepärane võimalus. Tabas posti. Jah. Puges kahe mehe vahelt läbi Armeenia. Jala vahele. Aga siin Voskanjan ja taas armeenlased nüüd on keskel. Uuesti pall on Voskanjani käes ja tuleb löök ja tuleb värav. Armeenlased läksid kohtumist 1-0 juhtima. Väga. Ma hakkasin vaatama juba, et siit midagi hakkab kärisema, kui Armeenia keskväljamees puges kahe sinisärgi vahelt keskväljalt läbi ja no järjest 3-4 sööt olid sellised, kus meie mehed läksid nagu lõikama või vahelt noppima seda palli ja jäid hiljaks, kuni sooritatigi pealelöök ja õnnetult meie keegi kaitsjatest pani veel jala vahele ja see pall sai sellise õnnetu rikošeti, et põrkas üle Pareiko pea, et tõusis teda leidnud ja kaasmängijad miskipärast ei leia teda söötudega ülesse. No ja väike ebakindlus taas, õnneks Rähn lappis selle olukorra ära ja uuesti lähevad nüüd eestlased vungkandis palli Vassiljevile, Vassiljev nüüd Jäägerile ja ei anta tõesti kingile palli, aga nüüd siin Voskoponikov ja vabandust, oli siis Lindpere ja kaugelt eestlased peale ja värav! Milline löök! Vassiljev lõi viigi värava, Konstantin Vassiljev, esimene värav Eesti koondises ja kui tähtis värav, me viigistasime 1-1. Suurepärane. Super värav ja nüüd me nägime kõik, kui tugev ja täpne löök on tegelikult Vassiljev Konstantinil. Näeme korduses Lindpere tagasi, Vunk ei saa ja Vassiljev vasaku jalaga. Selline tugev laks, ei tea, kui nüüd saaks pildiga värava tagant, vaatame uuesti. Lindpere natuke ebaõnnestunud sööt Vungile, Vunk kohe reageeris kiiresti. Vassiljev vaatas ja virutas. Ja vastaste värava. Milline värav, super, taas on mänguseis viigis, oli 0-0, nüüd on 1-1, nii et oleme tulnud siis sellest väga raskest olukorrast välja, kui me jäime 0-1 kaotusseisu, andsime initsiatiivi, tegime mitu viga kohe seal järjest, aga õnneks armeenlased ei suutnud teist väravat lüüa, aga meie hoopis lõime värava ja mäng jätkub ka. Kohe saada omakorda palli ette Sergei Senjovile, Senjov võtab palli kätte, lööb, oi, Senjovil võimalus ja lööb värava! Super! Eesti koondis juhib 2-1, milline rünnak, väga hästi Pareiko avas selle rünnaku ja Sergei Senjov lööb oma Eesti koondise karjääri teise värava. Viies mäng ja teine värav. Suurepärane tegutsemine Sergei Pareiko poolt. Võrdluseks võiks tuua, kas oli nädala aja tagune, näeme ka korduses, kuidas Senjov väravast mööda tõmbab ja kaitse veel hüppab pikali, aga Senjov lööb kaitsest mööda tahaposti. Kuidas Liverpooli väravaht Reina samamoodi viis rünnakule oma meeskonna ja Liverpool lõi samamoodi värava, kohe väravaht püüdis tsenderduse, kiirelt jalalöögiga alustas meie Sergei Pareiko täpselt samamoodi. Lõikas tsenderduse vahelt, aga nüüd armeenlased, meie õnneks ei saanud peaga löögile. Armeenlased ründavad väga ohtlikult igal juhul, nüüd tuleb väga tähelepanelikult mängida. Ja hästi praegu Taavi Rähn. Ja Kaimar Saag nüüd asendab teda selles mängus. Ja Kaimaril on see 15. mäng, kui armeenlased ründavad väga ohtlikult. Oi, ei olnud väravat. Suurepärane tegutsemine muidugi. Aga oli. Pareiko ja Piiroja. Ja kohtunik on fikseerinud väravast. Loeti ära. Oi, ei ole. Oi. Absoluutselt ei ole nõus kohtuniku otsusega. Absoluutselt ei ole nõus. See ajab. No nii, igal juhul siit ootame ka kordust, et vaadata siis, kas oli värav või ei olnud, aga igal juhul värav loetakse ja mänguseis on tablool 2-2 ja väravaut on Gevorg Kazarjan
nii, vaatame. Number Pareiko. 14 lööb. Pareiko saab Pareiko näpu saab vahele vasaku käe vahele. ja nüüd kas Rähn jõuab õigeaegselt ja pilt kaob ära ja uuesti tuleb tagasi ja ei ole. Jõudis, tundub. Ei Millal pall läheb väravasse, siis kui ta on 100% üle väravajoone läinud? ületanud väravajoone täielikult, näeme veel, Pareiko saab hästi näpud vahele, siit nurga alt on raske aru saada ja Rähn lööb selle palli joone pealt välja, no äärekohtunik, abikohtunik lasi ennast täielikult ära mõjutada pealtvaatajatest. Mitte mingit šanssi ei olnud, et see pall täiesti nõus. Muidugi situatsioon sai alguse sellest, et Ragnar Klavan läks rumalalt seda palli lõikama äärest ja ei ulatanud palli nii tema